Kujuta korraks ette, et sinu elu on nagu film, aga stsenaariumi kirjutab keegi teine. Vaikne, nähtamatu jõud, mis tegutseb kulisside taga. See soosistab läbi su harjumuste, sinu ootamatude reaktsioonide, sinu sügavaimaid hirmude. Ja see juhib peaaegu kõiki su valikuid, samal ajal, kui sa ise arvad, et hoiad ohje enda käes. Ja see ei ole lihtsalt ilus metafoor. Neuroteadus on hakanud seda kaardistama ja see number on ausalt öeldes päris šokeeriv. Kuni 95% sinu igapäevastest otsustest, käitumisest ja emotsioonidest on täielikult automaatsed. Need tulevad sellest peidetud programmist. See tähendab, et sa oled teadlikult roolis, võib-olla 5% päevast. Mõtle sellele. Ja see viibki meid selle kõige olulisema küsimuseni. Kui sina ei ole 95% ajast roolis, siis kes on? See varjatud arhitekt on sinu alateadvus ja täna siin selles selgituses tõmbame sellelt saladuskatte maha. Esimeses osas uurimegi lähemalt seda uskumatut võimast, nähtamatut jõudu. Vaatame, kuidas see sinu reaalsust seespoolt väljapoole vormib, tegutsedes nagu iidne, vaikimisi paigas olev operatsioonisüsteem. Siin läheb asi eriti huvitavaks, sest see võimude tasakaal, see on täiesti paigast ära. Sinu teadlik meel, see on see osa sinust, mis kuulab praegu neid sõnu, seab eesmärke, teeb nimekirju, see on nagu laavakapten sillal. Aga alateadvus, see on kogu hiiglaslik meeskondu masinaruumis, mis tegelikult laava liigutab. Ja seda meeskonda ei huvita sinu loogilised plaanid. See meeskond räägib ainult tunnete keeles. Ja teate mis? See pole mingi uus ajastas jutt. Iidsed joogid väikisid juba 1000 aastaid tagasi cheatist, meelelaast, kuhu salvestatakse absoluutselt iga mulje, iga kogenus. Ja mis on eriti paeluv, on see, et tänapäeva kvantfüüsika hakkab justkui samale järeldusele jõudma, aga teise nurga alt. Vaatleja efekt, kus ainuüksi millegi vaatlemine muutab selle olemust. See kõik viitab samale iidsele tõele. Reaalsus ei ole midagi, mis sinuga lihtsalt juhtub. See on midagi, mida sa pidevalt lood. Okei, liigume edasi. Kuidas see võimas alateadvus siis programmeeritakse? Kus see kood tuleb? Vastus, nagu selgub, peitub sügaval sinu minevikus, kogemustes, mis graveeriti su närvisüsteemi ammu enne, kui sa üldse rääkidagi oskasid. Seda protsessi nimetatakse emotsionaalseks jäljendiks. Mõtle oma lapsepõlve peale. Kui sa kogesid midagi väga intensiivselt, olgu see rõõm, hirm või häbi, siis sinu alateadvus ei analüüsinud seda. See lihtsalt salvestas tunde ja lõi selle ümber reegli. Ja need reeglid, need ei ole kirjutatud sõnadega, need on kirjutatud tundedega. Ja need reeglid on uskumatult salakavalad, need muutuvad nähtamatuteks piirideks sinu täiskasvanu elus. Su teadlik meel võib karjuda, ma tahan olla edukas, aga kui sinus on alateadlik kood, mis ütleb, et edu toob kaasa karistuse, siis sa hakkad ise endale jalga taha panema, ilma et sa isegi aru saaksid, miks sa seda teed. Ja asja teeb veel keerulisemaks see, et meie sees tiksub üks väga-väga vana programm, meie iidne ellujäämisinstinkt. See võitle või põgene reaktsioon on loodud selleks, et päästa meid füüsiliste ohtude eest, näiteks tiigri eest. Aga probleem, sinu alateadvus ei tee vahet mõõkhambulise tiigri ja ülemusega peetava raske vestluse vahel või liiklusummikul. Keha reaktsioon, stressihormoonid, kiire pulss on täpselt sama. Niisiis, kuidas see varjatud arhitekt siis meiega räägib? Kuidas ta maailma tõlgendab? Kindel on see, et ta ei kasuta sõnu nii nagu meie. Tema keel on palju ürgsem. Sümbolid on alateadvuse emakeel, just sellepärast on unenäod nii veidrad ja mõjusad. Need mõõduvad sinu loogilisest, analüütilisest meelest ja räägivad otse sinu sisemaailmaga. Madu sinu unenäos ei ole lihtsalt roomaja, see on sümbol, mis võib tähendada transformatsiooni, tervenemist, ohtu või varjatud tarkust. Ja siin tuleb mängu kuulus psühholoog Carl Jung. Tema avastas, et on olemas universaalsed sümbolid, mida ta nimetas arhetüüpideks. Need on justkui inimkonna kollektiivsed mälestused, mis elavad meis kõigis. Sõdalane, trikster, ema, vari. Need arhetüüpid kujundavad, milliseid rolle me elus mängime. Kas sa oled alati see, kes päästab teisi või see, kes lõhub reegleid? See on arhetüüp, mis sinu kaudu tegutseb. Ja see viib meid ühe kõige võimsama kontseptsioonini, peegeldamiseni. Oled sa kunagi mõelnud, miks mõni inimene sind täiesti endast välja viib? Tihtipeale on asi selles, et sa näed temas peegeldumas midagi, mida sa enda juures alla surud või ei tunnista. See on sinu alateadvuse viis näidata sulle sinu enda varju, neid ossi, mis vajavad sinu tähelepanu. Nii et järgmine kord, kui sa tunned kellegi suhtes väga tugevat emotsionaalset laengut, olgu see viha, kadedus või isegi imetlus, siis peatu hetkeks. Küsi endalt,
mida see tegelikult minu kohta ütleb? Mis sõnumid ma siit iseendale saan? See on uskumatult võimas eneseavastamise tööriist. Okei, see kõik võib tunduda natuke hirmutav. Nagu me oleksime omaenda mineviku vanged. Aga nüüd tuleb hea uudis. Me ei ole. Ja nüüd jõuame kõige olulisem osani, kuidas me saame selle vana koodi ümber kirjutada ja hakata ise teadlikult oma reaalsusarhitektiks. Selle asja nimi on neuroplastilisus. See on aju võime luua uusi seoseid ja kuidas neid luua? Kordamisega. Iga kord, kui sa kordad uut mõtet, uut tunnet või uut käitumist, sillutad sa ajus uut närvirada. Mõlemad, nii iidsed joogid oma mantratega kui ka tänapäeva aju uurijad on jõudnud täpselt sama järelduseni. Kordamine on otsetee alateadvusse. Ja kui sa tahad näha tõelist, vaildamatut tõestust selle kohta, kui võimas on sinu usk, siis vaatame platseeboefekti. Inimesed tervenevad, võttes suhkrupille, puhtalt sellepärast, et nad usuvad, et see on ravim. Nende keha ei reageeri pillile, vaid nende usule. Alateadvus võtab sinu uskumuse kui käskluse ja loob vastava füüsilise reaalsuse. See on sinu sisemine vägi täies hiilguses. Kuidas siis neid vanu, sügavale juurdunud reegleid päriselt muuta? Siin on üks lihtne 4 sammust koosnev plaan. Esiteks, tuvasta see vana piirav tunne. Teiseks, tee see nähtavaks, ütle endale, mis see reegel see on. Kolmandaks, anna alateadvusele uus stsenaarium, uus võimestav uskumus. Ja neljandaks, mis on kõige olulisem, ankurdada see uus tunne oma kehasse, läbi sügava hingamise, läbi puudutuse, läbi liikumise. Ja viimane praktiline nipp, vaata enda ümber. Just praegu. Sinu keskkond pommitab su alateadvust pidevalt sõnumitega. Sinu arvuti taustapilt, pildid seinel, muusika, mida sa kuulad, need on kõik signaalid. Hakka oma ruumi teadlikult kujundama, et see toetaks seda reaalsust, mida sa soovid luua. Nii, võtame nüüd kõik selle kokku. Me ei pea olema oma mineviku automaatpiloodil sõitvad reisijad. Me saame rooli enda kätte haarata. Ja see ongi asja tuum. Teadlikkus. Ainukese nende mehhanismide märkamine ja mõistmine on esimene ja kõige võimsam samm vabaduse suunas. Sa ei saa muuta seda, mida sa ei näe. Aga hetkest, kui sa näed seda trikki, seda automaatset reaktsiooni, seda vana uskumust, kaotab see oma võimu sinu üle. See on peamine järeldus, mille ma tahan, et sa kaasa võtaksid. Sinu alateadvus ei ole mingi kuri teemon. See on sinu kaitsja. See on nagu supervõimas arvuti, mis teeb oma parima, tuginedes sellele vanale tarkvarale, mis talle kunagi anti. Aga nüüd oled sina täiskasvanu. Nüüd oled sina programmeerija. Sina saad talle anda uued juhised. Ja see ongi küsimus, millega ma sind jätan. Nüüd, kui sa tead, et sa hoiad käes oma reaalsuse jooniseid, ei ole küsimus enam selles, mis sul on antud. Küsimus on, mida sa valid sellega luua, mida sa hakkad ehitama alates tänasest.